Tarbijahinnad tõusid veebruaris 1,4% ning aasta võrdluses on hinnad kallinenud juba 5,3%. Kaupade hinnad kerkisid võrreldes möödunud aasta veebruariga 2%, teenused aga lausa 10,6%. Suurima tõusu tegi eluasemekulude sektor. Elektri hind kallines kuuga 17%. Samuti on märgata toiduhindade kasvu, mida mõjutavad nii hooajalised tegurid kui ka rahvusvaheline defitsiit, näiteks piima ja kakao osas. Jaa, ikka olen tunnetanud seda hinnatõusu. Aga kas on mingid spetsiifilised tooted, millega eriti tundub, et seda sai ikkagi vanasti palju odavamalt? Ma niimoodi peast ei oska öelda, aga minu meelest tšeki peal kajastub see kõige paremini. Lihtsalt üldsumma. No jah, pigem küll. No just kusagil käis läbi, et hapukoor tõusis mingi. Aga seda poes ei ole tähele pannud niimoodi. Aga natukene küll. Ei ole eriti virk poekülastaja. Jumu vajadused on tagasihoidlikud. Ma ei ole vist fikseerinud. Piimatooted. Piimatooted? Ja, kuidagi tundub, et jah, aga... Eriti just puuviljad, juurviljad, mida mina ostan kõige rohkem. Mis puudutavad nagu piimatooteid, kohupiimad või need on ka niisugused jahteraline kohupiim ja sellised. Need on küll tõustanud. Et liha ma ostan väga vähe. Ja kalahinnad ma ei oskagi öelda. Enam vähem, ühesõnaga ma ostan näiteks kampaaniad. Mis on need rohkem just lihatooted ja need on ikka päris õudselt ikka tõus. Paraku pole olukord parem ka meie naaberriikides. Especially coffee. It's like double the price over 2 years. And chocolate. Everything, especially I think like things like milk products like butter and stuff like that is very expensive. Yeah, I mean, I can agree with there. Toidupoes on tõesti mitmete toodete kallinemist näha ning see selgus ka Statistikaameti värskest uuringust. Kohv on meil siin aktiivselt kasvanud kogu aeg ja siis nüüd võrreldes jaanuariga oli kõrgem ka toiduõlid, hommikusöögi helbed, midagi sellist. Et toiduainetega üldiselt tehakse siin palju soodustusi kuupõhiselt, nii et kuust kuusse liikumist siin väga võib-olla vaadata ei maksa, aga kohv on kindlasti aastaga ka kallinenud. Odavnenud on värske või jahutatud kala, samuti külmutatud puuviljad ja marjad ning kartul. Bensiin oli 2025. aasta veebruaris võrreldes jaanuariga 0,3% ja diislikütus 0,9% odavam. Paraku ei kaalu need leevendajad hinnatõusu üles. See aastane võrdlus 5,3% tõusu, et see on päris kõrge ja see langeb tõenäoliselt siis, kui meil elektri hind hakkab jälle langema. Et nüüd veebruaris oli erakordselt kõrge elektri hind jälle ja selle tõttu on siis ka kogu indeks mõjutatud. Aga automaksu mõju näiteks jääb meid saatma veel aastaks ajaks ja igasugune käibemaksu tõus jääb siis järgmiseks aastaks seda indeksit üleval hoidma. Tohutud hinnatõusud on mõjutama hakanud ka eestlaste sääste. Juba 80% Eesti inimestest ütleb, et nad ei suuda enam kõrvale panna. LHV tellitud uuringu järgi on 73% Eesti inimestest tajunud säästmisvõimekuse vähenemist, eriti madalama sissetulekuga leibkonnad. Alla 750 eurose kuu sissetulekuga inimeste seas on see näitaja koguni 80%. Vanemad inimesed ja lastega pered tunnetavad rahalist survet kõige enam. See võib tekitada väga mitmeid probleeme, et võib-olla kõige ohtlikum ongi see, et võib väga kergesti laenuorjuse tsüklisse sattuda, eriti siis kiirlaenuorjuse tsüklisse, aga ei saa kulutada enam piisavalt näiteks väga olulistele teemadele nagu tervis või haridus. Eksperdid rõhutavad, et meelerahufondi olemasolu on ootamatuste puhul hädavajalik. Samas mõjutab säästude kahanemine pikaajaliselt inimeste finantsvõimalusi, sundides tegema järeleandmisi igapäevaelus. Janson soovitab inimestel põhjalikult üle vaadata oma eelarve ja analüüsida, kuhu raha kulub. Teada on ka see, et selline toimetuleku hirm on üks väga suur stressiallikas, nii et tegelikult selle säästmise ja kogumisega alustamiseks ei ole mitte kunagi hilja. Ja võib-olla ei tasu ka nagu üle mõelda, et kus ma nüüd neid hirmsaid suuri summasid kohe võtma hakkan, et alustadagi väikeste summadega ja seda vundamenti kivi haaval hakata laduma, sest et ükski suur asi ei sünni suurena, ikka väikestest sammudest saavad alguse. Üldine soovitus on luua meelerahufond, millest saab vajadusel katta oma kulud vähemalt 3 kuu ulatuses, kuid eksperdid rõhutavad, et ka väikeste summade järjepidev kõrvalepanemine võib pikaajaliselt anda olulise turvatunde.